me räägime teile rasvadest. Rasvad on glütseriini ehk propaandiooli ja kõrgemate karboksüülhapete estrid, mille olek on toatemperatuuril tahk. Rasvhapped on kas 16 või 18 süsinikulised ning kas on tegemist õlide või tahkete rasvadega, vaadatakse kordseid sidemeid. Kui rasvhappes esineb kordne süsinikside, siis on tegemist õliga. Rasvad koosnevad erinevatest rasvhapetest, küllastunud, monoküllastumata ja polüküllastumata. Loomsetes rasvades on ülekaalus küllastunud rasvhapet, taimsetes mono- ja polüküllastumata rasvhapet. Rasvad on värvuseta, lõhnata, maitseta, vedelad või tahked ained, mis vees ei lahustu. Rasvade oleks sõltub rasvhappe radikaalist. See tähendab, küllastunud radikaali puhul on rasv tahk ja küllastumata radikaali puhul on rasv vedel, näiteks õli. Rasvad on värvuseta, lõhnata, maitseta, vedelad või tahked ained, mis vees ei lahustu. Nüüd me teeme hüdrolüüsi aluselises keskkonnas, mille tulemusel moodustub rasvhappesool ehk seep ja glütserool. Iga erinevat värvi krõbusk tähistab erinevat elementi ja kuna meil said krõbuskid otsa, siis naatriumit tähistab meil krõps. Lipiidid ehk rasvad täidavad organismis mitmeid funktsioone. Nende põhiülesandeks on energia saamine ning säilitamine. Nad annavad toiduenergiat. 1 gramm rasva on 9 kilokalorit. Nad on asendamatute polüküllastumata rasvhapete allika. Hüdrogeenimine on keemiline protsess, mille käigus taimsetes õlides olevate rasvhapete kaksiksidemed lisatakse vesinikuaatomid. Hüdrogeenimine vähendab ka mono- ja polüküllastumata rasvade sisaldust, mis tähendab pikendatud säilivusaega ja oksüdatsioonikindlust. See on eriti oluline, kui rasva allutatakse kõrgemate temperatuuridele, näiteks rasva praadimisel. Toitumisjuhised arenenud maades soovitavad ainult 10% energiavajadusest katta küllastatud rasvadega ja 1% transrasvhapetega. Epidemioloogilised uuringud näitavad, et südame- ja veresoonkonna haiguste risk väheneb, kui küllastatud ja transrasvhapped asendada toidus mono- ja polüküllastumata rasvhapetega. Nüüd on katseaeg. Tere! Täna räägime rasvade omadustest. Teeme selleks katse, et vaadata, kas rasvad lahustuvad vees või mitte. Selleks oleme võtnud siia roid, rapsiõli ja searasva, mis ei lõhna üldse hästi. Selleks, et katset teha, paneme tükikese võid vette, et vaadata, kas ta lahustub või mitte. Ja mis juhtub? Midagi. Võidib jääb hulpima vette. Siis võtame rapsiõli. Pinnale tekivad mullid ja searasva. Jääb ka samasuguseks. Ei lahustu vees. Roomsed rasvad on tahked, välja arvatud hülge ja vaalarasv. Looduslike rasvade värvus, lõhn ja maitse on tingitud lisanditest, mineraalsoolad, vitamiinid, värvained ja nii edasi. Elusorganismid kasutavad rasvades valdavaid paarisarvu süsinikega rasvhappeid. Kõrgemate karboksüülhapete estrid, mille olek toatemperatuuril on vedev, on õlid. Seas iseelundite ümber leiduva rasva lõhna ja maitseomadused on viletsamad kui pekirasval.
Vaatamata searasva suhteliselt heale säilivusele tasub teada, et searasv on aldis siduma mitmesuguseid lõhnu. Vaatlikum tasuks olla järgmiste toodete rohke ja sagedase tarbimisega. Küpsetised, küpsised, kondiitritooted, kiirtoidud, valmistoidud ja osad küpsetusmargariinid. Rasvad on vajalikud, kuid õiges koguses ja omavahel õiges vahekorras.